Nii lasti eile Läänemaal Nõva Rannaküla sadamast vette kaksikutest viikingpaadid. Uudis, et nõvamehed on oma enda kätega ehitanud paadid, ajas kokku uudistajaid üle terve Läänemaa. Nõva inimesed ütlesid, et neil on plaanis või neil on huvi teha sellist vana mingit muistset asja. Ja mina pakkusin välja, et teeme siis viikingipaate, kuna ma olen neid enne ka teinud. Ja siis neile see mõte meeldis ja me hakkasime pihta eelmise aasta augusti keskel kuskil hakkasime pihta nende kahega. Ja me tegime kuskil oktoobri keskpaigani nii kaua, kui ilm lubas. Ja kui külmaks läks, siis me panime talveks tööd seisma ja nüüd mai algusest hakkasime jälle pihta. Seal kollariks oli tokkaklaas. Nii nagu vanad tavad ette näevad, algas peale esimest mereringi tüdrukute nimeristsed. Selleks pandi väike kibu heade soovide jaoks kaldale. Nii sai iga inimene panna oma soovid koos mereveega kibusse. No Neive on vana muistne Nõva nimi, on Neive. Ja Tuule tähendab kauget kättesaamatut ihalust, mingit kauget maad, kauget saart. Et selline millegi poole pürgimine tegelikult on selle asja mõte. Tegelikult see nime kuulamine oli ka niimoodi, et paadil tuli niimoodi kätt peal hoida, et siis kõneled temaga, et kes ta on või mis nimi, mida ta tahab nimeks. Et iga nime nad ei tahagi. Tuule ja Neivi jäävad Rannaküla sadamasse ja on mõeldud kasutamiseks kogu külarahvale. Kahju ei ole, et nüüd jäad lapsed siia, sulle lähed minema järgmisse sadamasse. See on üks osa millegi meisterdamisest, et sellest tuleb osata lahti lasta. Et ei saa selle külge kinni jääda. Neil on oma elu elada. Peale seda, kui nad siin vette on läinud, hakkab neil oma elu.